Tänaseks kirjakohaks on Luuka evangeeliumi 24. peatükk. Siis, kui teil on võimalik kaasa lugeda, siis on Luuka evangeeliumi 24. peatükk ja alates salmis 44. Ja see on see hetk, kui Jeesus ilmub jüngritele pärast oma ülestõusmist ja tuletab neile meelde, mida ta neile on õpetanud ja annab siis apostlitele ülesande. Ja see ülesanne on ka meile kogudusena. See on siis Luuka evangeeliumi 24. peatükk ja salm 44. Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega. Et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja 3. päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. See oli see ülesanne, mis Jeesus andis apostlitele, et nad kuulutaksid meeleparandust pattude andeks andmiseks Kristuse nimel. Ja see on ka meile antud ülesandena kogudusena. Ja Jeesus ütles siin salmis 44, et need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega. Ja ta ütles, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Et Jeesus tuletab jüngritele meelde need sõnad, mis ta oli tegelikult õpetanud neile kogu oma teenistuse jooksul. Ja Jeesuse õpetus oli väga kindla eesmärgiga. Ta kuulutas, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ta kuulutas ja rääkis tähendamissõnu kuningriigist. Aga siin tuletab ta jüngritele meelde ja samuti see on meile, et ta õpetas seda, mis Vanas Testamendis oli kirjas. Salmis 46, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja 3. päeval üles tõusma surnuist. Ja seda oli Jeesus õpetanud korduvalt, kui me vaatame Luuka evangeeliumi, see oli tema õpetuse ja tuleku eesmärk. Kui me läheme Luuka evangeeliumis 9. peatükki, see on eriline pöördeline hetk Jeesuse teenistuses, kui ta küsib jüngrite käest, kes ta on. See on Luuka evangeeliumi 9. peatükk ja salm 20. Salm 19, salmis 18 ta küsib, et kelle ütlevad rahvahulgad minu olevat ja siis jüngrid vastavad, Risti Johannes, mõned aga Eel ja mõned aga keegi muistest prohvetist on üles tõusnud. Aga tema küsis neilt, aga teie, kelle teie minu ütlete olevat? Ja Peetrus kostis, Jumala Messias. Või Matteus kirjutab, et ta tunnistas, et ta on Jumala poeg. Ja siis Jeesus ütleb neile salmis 21 ja 22, et inimese poeg peab palju kannatama ning kõlbmatuks tunnistatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja 3. päeval jälle üles äratatama. Ja siis mõned salmid edasi siin Luuka evangeeliumi 9. peatükis, salmis 51 me loeme, et ta hakkas minema Jeruusalemma poole. Ja terve Luuka evangeelium siis kirjeldab seda, kuidas Jeesus on teel Jeruusalemma ja ta õpetab seda, mis teda ees ootab Jeruusalemma linnas. Kui me läheme peatükki 18 Luuka evangeeliumis, siis Jeesus taas õpetab seda neile salmis 31. Ja ta ütleb jüngritele, vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud inimese pojast, sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse. Ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning 3. päeval tõuseb ta üles.
aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet. Nii et see oli nende eest varjatud, miks Jeesus oli tulnud. Ja kui me nüüd tuleme tagasi Luuka evangeeliumi 24. peatükki, see ülestõusmise hommik, kui naised lähevad ja avastavad tühja haua, siis ilmuvad inglid naistele seal ja ütlevad neile, Luuka evangeeliumi 24. peatükk, salm 5, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patust inimeste kätte ja risti löödama ja 3. päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. Nii et siin me näeme, et juba Galileas oli Jeesus õpetanud mitte ainult apostlitele, vaid ka naistele, kes järgnesid Jeesusele Jeruusalemma seda, miks ta Jeruusalemma läheb, mis on tema tuleku eesmärk. Ja see on see, et ta pidi tulema, et kannatada ja surra ja üles tõusta. Ja siis, nüüd siin 24. peatükis, ta ütleb siis, et see, mis ta neile oli õpetanud, kui me vaatame 24. peatükis salmi 44, Jeesus ütleb, et need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Et Jeesus näitab siis neile, et tema tulekuga on täidenenud kõik see, mida Vana Testament oli ette kuulutanud. Ja Jeesus õpetab, et kogu Vana Testament oli kirja pandud selleks, et ette valmistada Kristuse tulekuks meid. Ja et kogu Vana Testament on kirja pandud Kristuse pärast. Ta võtab kokku siin terve Vana Testamendi, Moosese seadus, prohvetid, psalmid, et kõigis nendes Vana Testamendi raamatutes räägitakse Kristusest. Nii et sõna sai lihaks, et kõik need ootused ja tõotused Kristusest said avalikuks, kui Jeesus tuli. Ja nüüd, mis on nii imeline see, et Kristuse tulekuga on piibel meile avanenud. Ja mis juhtub, kui piibel avaneb meile? Kõik see, mis oli Vanas Testamendis peidus ja varjul, on nüüd avalikuks saanud Kristuse tulekuga. Ja Jeesus, salmis 45, me loeme, et ta avas enda mõistuse, avas jüngrite mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, see on siis Vana Testament, et Messias pidi kannatama ja 3. päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Nii et piibel avaneb meile siis, kui me näeme, et Kristus on tulnud. Et ta on tulnud, et risti peal surra ja 3. päeval üles tõusta selleks, et kinkida meeleparandus ja pattude andestus. Et enne ei olnud apostlid mõistnud Vana Testamenti ja Jeesuse õpetust, aga nüüd Kristus avas need mõistuses, Kristus oli risti peal surnud ja üles tõusnud. Ja see on see keskne tõde, mis on piiblisse peidetud. Pattude andestus Jeesuse Kristuse läbi, mis peab sulle avanema. Ma usun, et paljudele siin on avanenud see tõde. Püha kiri on avanenud, see tõde päästest. Ja kui see veel ei ole avanenud, siis võid paluda, Jumal, ava mulle püha kiri. Et ma mõistaks, et ma näeks, et Kristus kannatas minu pattude pärast. Ja see mõistmine toob esile meeleparanduse minus. Kui ma mõistan, et Kristus kandis minu pattude karistuse risti peal, et mulle kuuluks andestus. Et see tõde, mis on piiblisse peidetud, peab saama südant muutvaks, elu muutvaks tõeks meile. Ja siis Jeesus ütles oma jüngritele salmist 48, et teie olete nende asjade tunnistajad. Et Jeesus valis apostlid, et nemad oleksid Kristuse ristisurma ülestõusmise tunnistajad. Et püha kiri võiks avaneda kõigile rahvastele, et nad tunneksid ära Jeesuse kui päästja. Ja kuidas on siis võimalik, et apostlite tunnistuse läbi, nemad, kes olid isiklikult näinud Kristust risti lööduna üles äratatud, kuidas on võimalik, et siis
inimestele, kes kuulevad seda tunnistust, saab osaks nii võimas elu muutev vägi, südant muutev vägi. Ja selleks vaata salmi 49, Jeesus annab tõotuse neile ja ütleb: ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse, teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Need rüütatakse väega kõrgelt. Ja Luukas siis kirjutab Apostlite tegude raamatus meile veel täpsemalt, mida see tähendab, mis on see tõotus. See on Apostlite tegude raamatu 1. peatükis, salm 8. Vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juude ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Ja siis 4 pühapäeval täitus see tõotus, kui püha vaim tuli oma väega selleks, et apostlite tunnistus Kristusest jõuaks ilmamaa äärteni. Ja püha vaim on see, kes avab püha kirja. Kõik need peidetud tõed, mis olid Vanas Testamendis peidus, ja nüüd püha vaim tuli 4 pühal, et avada need peidetud tõed meile päästjast Jeesusest Kristusest. Et inimesed parandaksid meelt ja saaksid oma patud andeks. Nüüd sellepärast on siis püha kirjas nii imeline püha vaimu vägi. Ja me võime lugeda Johannese evangeeliumis ka, kuidas Jeesus kohtub jüngritega üles tõusnuna. See on Johannese evangeeliumi 20. peatükis. Ja salmist 21. Johannese evangeeliumi 20. peatükis, salm 21. Ja Jeesus ütles neile taas: rahu teile, nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Et Jeesus läkitas apostlid. Ja kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. See on täpselt see, mida Jeesus Luuka evangeeliumi lõpus ütleb apostlitele, et te peate minema ja kuulutama meeleparandust pattude andeks andmiseks. Ja te saate rüütatud väega ülalt ja siin Jeesus ütleb: võtke vastu püha vaim ja siis kuulutage seda pattude andestust. Ja siis me kuulsime Mattuse evangeeliumi lõpus Jeesuse käsku ja võime minna Mattuse evangeeliumi lõppu, Mattuse evangeeliumi 28. peatükk ja salm 18, kus Jeesus astus jüngrite juurde ja ütles neile: minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal ja minge siis ja kuulutage seda pattude andestust. Et apostlitel endal ei olnud mingit meelevalda, aga Kristusel on kõik meelevald. See risti löödud üles ääratud Kristus. Ja siis, kui Peetrus tundis ära Jeesuse, et on Jumala poeg Mattuse evangeeliumi 16. peatükis, siis Jeesus samamoodi ütles Peetrusele Mattuse evangeeliumi 16. peatükki, salm 19. Ma annan sulle taeva riigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas. Ja mis iganes sa lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Et Peetrusele anti taevariigi võtmed, apostlite kätte anti taevariigi võtmed. Aga neil endal ei olnud seda meelevalda, see oli Kristusel, Jeesusel. Peetrus oli isiklikku kogenud, kui armetu, haletsusväärne patune ta oli salanud Jeesust, ta oli kartnud, ta oli salanud oma issanda ja Jeesus oli armuliselt talle andeks andnud tema patud ja Peetrus oli isiklikult kogenud Kristuse armu ja andestust. Ja siis Jeesus andis ülesanne Peetruse teistele apostlitele minna ja kuulutada Kristuse meelevallaga seda päästesõnumit. Ja selleks tuli Jumala püha vaim 4 pühal võimsa väega, kui sa loed Apostlite tegude raamatus 2. peatükis, kui Peetrus tõuseb üles Jumala püha vaimu väes, siis ta jutlustab ja ta võtab Vana Testament, võtab prohvet Joeli ettekuulutust, ta võtab salm 16 ja kuulutab
psalmide abil, kuulutab prohvetite abil risti löödud Kristust ja kutsub inimesi meeleparandusele ja siis püha vaimu vägi on nii võimas, et sel päeval umbes 3000 pöörduvad ja saavad ristitud. Ja siis Peetrus ja teised apostlid, nad kasutasid neid võtmed, seda imelist evangeeliumi sõnumit Kristusest. Korra läheme apostlite tegude raamatusse, et see täpselt see, mida Jeesus oli andnud käsuna neile, nad tegid seda apostlite tegude raamatus. Apostlite tegude raamatu 4. peatükis. Peetrus salmis 12 ütleb, ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetakse. Ainult Jeesuse nimes on päästev vägi ja meelevald. Siis apostlite tegude 5. peatükis, salmis 30, et Jeesus löödi risti ja siis salmis 31, Jumal on just tema parema käega ülendanud juhiks ja päästjaks, andma Iisraeli rahvale meeleparandust ja pattude andeks andmist. Ja siis, kui ta läheb Korneliuse kotta, kus on paganad, siis ta kuulutab täpselt seda sama sõnumit ja täidab seda käsku, mis Kristus oli andnud. Apostlite tegude 10. peatükk ja salm 42. Ja ta ütleb, et tema on käskinud meid rahvale kuulutada ja tunnistada, et tema on Jumala poolt määratud elavate ja surnute kohtumõistja, et Kristuse käes on kõik kohtumõistmine, kõik meelevald ja temast tunnistavad kõik prohvetid, nii nagu Jeesus oli õpetanud, et igaüks, kes temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeks andmise. Ja samamoodi apostel Paulus ka, kui me vaatame 13. peatükki, kuulutas täpselt sama sõnumit. Apostlite tegude 13. peatükki, salm 38. Et olgu siis teada, mehed, vennad, et tema kaudu kuulutatakse teile pattude andeks andmist ja see õigeks mõist, mida te ei suutnud leida Moosese seaduses, on temas, Kristuses, kelles on täielikult võimalik igaühe inimesele, kes usub. Nii et apostlid kuulutasid seda, et täitsid Kristuse antud käsku. Ja nende tunnistus Kristusest on nii oluline meie jaoks, sest Jeesus andis apostlitele erilise ülesande. Juba enne oma kannatusi ta rääkis sellest apostlitele. Kui me vaatame Johannes evangeeliumi 14. peatükki, siis ta andis tõotuse, et tuleb Jumala püha vaim. See on Johannes evangeeliumi 14. peatükk. Ja salm 26, seal Jeesus ütles, et aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Et püha vaim tuli selleks, et jüngrid võiksid panna kirja Jeesuse õpetuse, Jeesuse sõnad. Ja püha vaim tuletas neile meelde. Nii et see, kui me võtame piibli, siis see on püha vaimu ime, et siin on püha vaimu poolt meelde tuletatud sõnad, mis apostlid panid kirja. Ja apostlite tegude 16. peatükis Jeesus ütles neile ka salmis 12 ja edasi. Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Ta on siis jüngritega koos ja valmistab need ette, mis on kohe tulemas. Ja siis ta ütleb, aga kui tema tõe vaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, et püha vaim kirgastab Jeesust, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Ja see täpselt juhtuski, et püha vaim kirgastas, avas jüngrite silmad, südame mõistma seda, mis oli Vanas Testamendis juba kirjas. Ja jüngrid võisid nõnda kirjutada Uue Testamendi ja nad tegid seda täpselt samamoodi, nagu Vanas Testamendis oli prohvetid kirjutanud. Ja Peetrus kirjutab sellest 1. Peetruse 1. peatükist, ütleb salmis 11 seal, et Vana Testamendi prohvetid, nemad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Et Vana Testamendi prohvetid kirjutasid püha vaimu abil Vana Testamendi
ja püha vaim tegi täpselt seda, mida Jeesus oli jüngritega teinud. Ta kuulutas ette Kristuse kannatusi ja tema kirkust, tema ülestõusmist. Ma igatsen, me mõistaksime, kui eriline kingitus on meile piibel, püha kiri. Ja kui eriline on see apostlite tunnistus Kristusest. Et see, mis nelipühapäeval juhtus, oli eriline hetk lunastusloos, kui püha vaim erilise väega tuli ja kasutas apostleid selleks, et meil oleks kindel usk rajatud pühakirjas Kristusele. Et kogudus on Efesuse kirja 2. peatükis salm 20 öeldud, et kogudus on ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Et apostlid ja prohvetid, siis Uus Testament, kui see kirjutati, nemad põhinesid Vanal Testamendil ja kuulutasid, et Kristus on see nurgakivi, see keskne kandev tõde, kellest kõik pühakiri on kokku võetud. Ja seetõttu see, mida apostlid tegid, see oli ainulaadne ja seetõttu ei ole meil enam apostliandi, meil ei ole enam sellist prohvetiandi, nagu oli siis, kui Uus Testament kirja pandi. See oli eriline hetk, kui Jumala püha vaim nõnda kasutas apostleid, et meile kuuluks see tunnistus Kristusest, apostlite tunnistus. Aga meil on siis püha vaimu kingitud pühakiri ja siia pühakirja on peidetud püha vaimu vägi, tuua inimesi meeleparandusele, muuta nende süda ja iga uskliku südamesse, kes Jeesusesse usub, on tulnud Jumala püha vaim õpetajana, et õpetada sind, et sina võiksid pühakirja mõista, näha seda, mis oli siin enne peidus, aga nüüd on avalikuks saanud Kristuse tulekuga. Kui meil on nüüd nõnda kingitud pühakiri, Vana Testament ja Uus Testament, siis kuulub meile ka see Jeesuse käsk, mis ta andis apostlitele, et meie ka kuulutaksime Kristuse nimel meeleparandust pattude andeks andmiseks. Ja me võime siis pühakirjale toetudes kuulutada inimestele, et te võite saada andeks oma patud, kui te vaid meelt parandate Jeesusesse usute. Ja siis võiksime minna veel Matteuse evangeeliumi 28. peatükki, kus Jeesus annab selle suure käsu kuulutada evangeeliumi. Ta ütleb, ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Et see on Jeesuse käsk meile, mida me peame hoolega kuulama ja täide viima. Ja ta ütleb siin meile, et me peame minema ja tegema jüngriteks kõik rahvad. Ja sõna jünger tähendab õpilast. Ja see tähendab seda, et me peame minema ja õpetama püha kirja inimestele. Selleks, et püha vaim võiks avada inimeste südamed meeleparanduseks, pattude andestuseks Jeesuses Kristuses. Ja me peame minema tegema jüngreid, õpilasi, selliseid Kristuse järgijaid. Ja siis me peame ristima neid isa, poja ja püha vaimu nimesse. Et kui inimene saab ristitud, siis ta annab tunnistuse kõigi inimeste ees sellest usust, mis on tema südames, et ta on südames uskunud Kristusesse pattude andestuseks. Ja kui inimene saab ristitud, ta saab ihu poolest veega pestud ja see on väline tunnistus sellest, mis inimese südames on aset leidnud. Et kui sa oled südames uskunud Kristusesse, siis kuulub sulle pattude andestus ja see on nagu ristimisse see vesi, et Kristuse veri on siin puhtaks pestnud südametunnistuse poolest. Sul kuulub see pattude andestus ja kingitus. Ja meie võime siis nüüd võtta pühakirja ja nüüd avatud pühakirja, sest pühakiri on nüüd avatud meile. Me võime
kuulutada inimestele, et see Jumal, keda me loeme Vanas Testamendis, on nüüd Jeesuse tulekuga avalikuks saanud, et ta on isa, ta on poeg, ta on püha vaim. Võime kuulutada inimestele, et Jumal on nõnda armastanud maailma, et ta on saatnud oma poja, isa on saatnud oma poja, et igaüks, kes usub Kristuse nimesse, saab andeks oma patud ja Jumala püha vaim tuleb inimese südamesse. Kui imeline on see ilmutus Jumalast nüüd meil, et ta on isa, poeg ja püha vaim, sest Vana Testament on avatud meile, meil on Uus Testament. Ja siis Jeesus ütleb siin, et me peame salmis 20 minema ja õpetama neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Et taaskord me näeme siin, kuidas meie usk on rajatud pühakirjale. Me peame minema ja õpetama seda, mida Kristus on õpetanud, mis on kirja pandud Uues Testamendis. Ja me peame tegema seda, mida Jeesus ütles siin Luuka evangeeliumi lõpus, kui ta jüngritele ütles, et need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Et me peame tegema, mida Jeesus ütleb siin, et uurima Vana Testamenti, usu läbi Jeesusesse, Kristusesse. Et me võiksime õpetada teisi ja Paulus õpetas niimoodi Timoteost. Paulus kirjutab Timoteusele 2. Timoteuse kirjas ja 3. peatükis. Ta ütleb talle 2. Timoteuse kirjas ja 3. peatükis, salm 15. Et sina tunned ju lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Ja see püha kiri, mida Timoteus lapsest saadik tundis, oli Vana Testament. Aga siis Paulus kirjutab, et see Vana Testamendi pühakiri annab tarkust päästeks usu läbi Jeesusesse, Kristusesse. Et kui me apostlite tunnistuse abil, Uue Testamendi abil loeme Vana Testamenti, siis avaneb meile tarkus, tõeline tarkus, mis on sinna peidetud. Päästeks usu läbi Kristusesse. Nii et me võime võtta kogu pühakirja, et seda õpetada. Ja see on meie ülesanne kogudusena õpetada, teha jüngreid, teha õpilasi, teha selliseid Kristuse järgijaid, kelle usk on rajatud pühakirjale. Sa võid võtta Vana Testamendi, nii nagu Jeesus avas jüngrite mõistuse aru saama sellest, mis on Moosese seaduses kirjas temast. Samamoodi võid võtta sina Moosese 5 raamatut ja lugeda neid nõnda, et näha Kristust. Ja meil on Uues Testamendis Heebra kiri, mis on just selleks meile antud, et me võiksime näha, kuidas Kristus on kõige selle täide minek, mis on Vanas Testamendis. Et tema on see parem preester ja tema on see tõeline ohver. Et loomohvrid Vanas Testamendis viitavad temale. Ja sa võid lugeda niimoodi Vana Testament, lugeda seda paasapüha sündmust, seda lunastust. Iisraeli rahvas sai lunastatud. Ja sina võid näha nendes piltides, Vana Testamendi lugudes lunastajad Jeesus Kristust. Ja sa võid lugeda Vana Testamendi ajalugu Jumala rahvast ja näha igatsusega, kuidas Jumala rahvas ootas lunastajate päästet. Niimoodi Vana Testamendi ajalooraamatud muutuvad sulle kalliks, isiklikuks, armsaks, sest sa näed kõige selles Kristust. Ja loed prohveteid Vanas Testamendis, prohveti saajad, me teame, kui palju Uues Testamendis apostlid tsiteerisid Vana Testamendi prohveteid ja saajat. Võid võtta psalmide raamatu, mille Jeesus avas jüngritele, nõnda võid sina lugeda psalmide raamatut. Selleks, et ma võiksin veelgi enam tundma õppida Jeesus Kristust, mu päästjat. Et Martin Luther luges väga palju psalmide raamatut oma elu jooksul ja ta ütles, et psalmide raamat on nagu väike piibel, sest sinna on peidetud
tõotused Kristusest, tema ristisurmast, ülestõusmisest, tema kuningriigist. Me kuulsime psalmi 110, mis on üks enim tsiteeritud psalme Uues Testamendis. Ja meil parandada, kui keegi pole meil parandunud, et mitte olla Kristuse vaenlane, vaid alistuda sellele kuningale ja armu saada temas, kes on see tõeline preester, kes on nende ohvriks andnud. Nii et me vajame Uut Testamenti selleks, et mõista Vana Testamenti ja me vajame Vana Testamenti selleks, et mõista Uut Testamenti. Ja sedasi on püha kiri meile antud. Apostel Paulus kirjutab Timoteusele, et kogu püha kiri on Jumala sisendatud, see on püha vaimu poolt kingitud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Nii et meil on antud kogu püha kiri ja Jeesus on andnud käsud, me läheksime, teeksime jüngriteks kõik rahvad ja õpetaksime neile kõike seda, mida Jeesus on meile käskinud, mida Jeesus on õpetanud. Jeesus õpetas Vana Testamendi põhjal kõike seda, mis oli ette kuulutanud tema tulekut ja kui me loeme 4 evangeeliumi, siis on Jeesus õpetus seal. Ja apostlid said rüütatud väega kõrgelt, et nemad saaksid kirja panna Uue Testamendi. Ja me võime lugeda apostlite kirjutisi, kogu Uut Testamenti. Ja see on meile nii oluline, sellepärast, et püha kirjas on püha vaimu imeline vägi, nagu Jeesus ütles apostlitele, Uue Testamendi kirjutajatele, et nemad said rüütatud väega ja nad panid selle kirja. Ja nüüd meie osa on veeta aega selles püha vaimu imes, püha kirjas, et püha vaimu imeline vägi nendest tõdedes Kristuse ristisurmast, tema ülestõusmisest, tema lunastavast armastusest, tema ülestõusmise väest saaks meile isiklikuks. Ja siis saab meie kogemuseks see, mida Jeesus ütles jüngritele. See tõotus Mattuse 28. peatükis. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Et Kristuse ligiolu saab sulle kogemuseks, kui sa veedad aega püha kirjas. Ja me vajame püha kirja selleks, et me võiksime olla enam osaduses Kristusega, tunda tema ligiolu, sest ilma Kristuseta on piibel meile suletud. Nii nagu apostlid, nad ei suutnud mõista, aga siis üles äratatud Kristus tuli nende juurde ja avas nende mõistuse aru saama pühakirjast. Ja nõnda on ka sinuga, kui sa oled osaduses Kristusega, siis pühakiri avaneb sulle. Ja mida sa näed sealt? Sa näed seda sama, mida apostlid nägid, kui Jeesus ütles, et Messias pidi kannatama ja surema risti peal, 3. päeval üles tõusma surnuist. Need pühakirja tõed avanevad sulle, et sa näed isiklikult, et Kristus suri armastuses minu eest risti peal. See oli minu pattude karistus, mis ta kandis minu eest. Ja mulle kuulub andestus, lohutus ja trööst. Ja võin koos, nii nagu jüngrid käisid Jeesusega kaasas Jeruusalemma, nõnda võin mina läbi pühakirja salmide lugedes evangeeliumi Jeesusest, tema rännakust Jeruusalemma, tema kannatustest risti peal, tema ülestõusmisest. Ma võin otsida osadust Kristusega, selle elava ülestõusnud Kristusega. Ja Jeesuse tõotus on mulle elavaks isiklikuks. Ta on tõotanud olla meiega iga päev selle ajastu lõpuni. Ja tõeline südame muutus, tõeline meeleparandus on peidetud nendesse tõdedesse Kristusest. Et kui sa said kristlaseks, oli siis, kui sa parandasid meelt ja uskusid Kristusesse. Ja see oli püha vaimu kingitus, aga nüüd iga päev sa vajad uuesti osadust Kristusega, sa vajad, et püha kiri, need tõed Kristusest võiksid olla südant muutvad, elu muutvad sinu jaoks, et sa võiksid tõeliselt Kristuse jüngrina, Kristuse õpilasena teda järgida, teda armastada, sa vajad seda Jumala püha vaimu õnnistust, mis on püha kirjas. Ja siis
me võime minna samamoodi ja kuulutada Kristust, et ta on risti löödud, üles äratatud. Me võime minna ja pühakirja tunnistuse toetades kuulutada inimestele, et paranda meelt, usu Kristusesse, saad andeks oma patud. Ja Jeesus on meiega, ta on tõotanud olla meiega, kuni ta tuleb tagasi selle ajastu lõpus oma kuningriigiga.